minek. Tere hommikust, Hongkong! Lähme linna avastama. Kuhu me läheme, Jonna? Väga hea, tead täpselt, kuhu minemas oled. Siin on kiiremad eskalaatorid. Palju kiiremad kui meil. Ja me oleme ainukesed, kes on kleitidega, sellepärast, et siin on inimesed talvejõpedega juba ja neil on mega külm, osadel on kindad üldse. Me oleme Sun Yat-seni memoriaalpargis. Siin on eluvähe turiste ja mega ilus vaade. Kõikides teistes kohtades, kus on ilus vaade, on elu turistimassid. Aga siin on mega ilus vaade. Ilm läheb ka nii ilusaks. Väike tõpe. Kuum on nagu Läksime Victoria Peaki taksoga, saime 9 euroga 4 inimest saime taksoga Victoria Peaki, mega hea hinnaga. Jõudsime ülesse ja vaatasime, arvasime, et üleval peab võtma trammi, et saada veel kõrgemale saada. Nii, ootasime järjekorras, läksime ilusti trammi peale, maksime kõik selle eest raha. Ja siis jõudsime trammi peale, et see tramm läks alla. See läks ainult alla. Me olime lõpuks samas punktis tagasi, kus me olime põhimõtteliselt alustasime. Ja selleks, et sealt juba ülesse saada, olid hinnad 5 või 6 korda kõrgemad. Ehk siis inimesed küsisid põhimõtteliselt 50 euri ülesse sõidu eest või siis oli variant saada odavalt ja oodata 2 tundi järjekorras. Ühesõnaga, siin me siis oleme. Ja me valisime variandi, et me läheme üldse minema ära. Jah, see on kõige normaalsem variant. Aga me tuleme veel tagasi. Aeg siin Hongkongis hakkab vaikselt lõppema ja päris selgeks on tulnud see, et Hongkong on tegelikult Aasia mõistes ikkagi päris kallis riik ja raha läheb siin korralikult. Ehk siis, kui tahad endale väga head hotelli, siis peab olema nõus väga palju maksma selle hotelli eest. Meie maksime 120 eurot öö eest ja ütleme nii, et ei olnud kõige parem hotell, et all oli foyer väga ilus selline ja kõik, aga tegelikkus on see, et viga midagi hotellil ei ole, aga lihtsalt siin see voodi on mega kõva nagu puuplaadi peal magaks ja hommikusöök ei ole ka suurem asi, aga muidu siin on hästi lahe on see ühistranspordisüsteem. Ühistransport on veits võib-olla kallim kui takso, aga samas sa näed selle ühistranspordiga nagu palju rohkem, et see on nagu hästi mõnus, et hüppad ühest peatusest teise, käid jälle natukene ringi, sõidad jälle metrooga edasi ja siis näed nagu niimoodi hästi palju linna, et meie nagu käisime mega palju lihtsalt läbi sellest linnast, et elu sees poleks nagu muidu näinud, kui ei oleks nagu metrooga käinud. Et kui taksoga sõidad punktist A punkti B, siis ilmselt nii palju ei näeks. Aga elutempo on siin päris hull ja nüüd kui Filipiinidele ära jõuame,